Taas on 2 nädalat möödas sellest, kui me viimati siin Sakus Tallinna maantee 1 Redori objektil olime ja kui täna kohale jõudsime, siis mul oli esimene mulje, sarikapidu on vist juba tehtud. Sarikapidu tähendab taoliste majade puhul seda, et viimase korruse laepaneelid on peal. Aga küsime täpsemalt Harri käest. Harri Pärga ma ei näinud, kuidas selle asjaga siis täpselt on, kas sarikapidu on peetud või on üles veel midagi panna? Pärga meil panemata, pidu on meil pidamata. Viimased paneelid on pandud, meil on küll need monetiseerimata, seetõttu pole ka veel Pärga pand, aga see on nüüd lähiajal kohe tulemas. Kui põrandat hakatakse valama, üks osa on juba tehtud, kas kõik see, mis siin praegu on, see tehakse korraga ära? Mitte päris, kuna me kasutame liivmörkbetooni, siis see valu suurus, mis me päevas jõuame teha, on väiksem kui tavapärase segusilmebetooniga, aga ütleme, et niisugune 150 ruutmeetrit päevas jõuame selle tehnoloogiaga valada. Aga täna on üks selline õnnelik päev põllumeestele, et kõva sortsakas vihma on öösel ja hommikul tulnud. Käisin maja peale, vaatan, et veeloikusid on igal pool. Tulevasel elanikul võiks olla nüüd ja peakski olema küsimus, et oot, teil on maja nii märg, et kuidas see vesi siit välja saab, et meil viimistlus ikka püsib. Ja tegemist on veega on, nagu ikka on probleem, kui teda nii palju tuleb, siis üks asi, me ei saa teda hoonest eemal hoida. Kui meil on katused tegemata, siis ta tahtmata hoones siin sees tilgub. Mis me saame teha, on see, et lasta selle välja kuivada. Täna, nagu te nägite, siin paigaldama klaasfassaadis, see samamoodi aitab vett eemal hoida. Kui see vesi nüüd meil majas sees juba on siin konstruktsioonis taastahmata ta siin ehituse ajal satub, siis õõnet me puurime altpoolt läbi, et see vesi saaks suur ja enamus saaks välja tilkuda. Ülejäänud ehituse ajal me kasutame niiskusimureid, mis kuivatavad õhku, tõmbavad konstruktsioonis seda niiskust välja. Aga akende paigaldus, ausalt öelda, mina näen esimest korda füüsiliselt, kuidas mehed seda panevad. Täitsa põnev tegevus. Jah, on. Ka minul on minu ehituskarjääri jooksul on esimest korda klaasfassaadi paigaldada, aga jah, tavapärane töö selles suhtes ehitustel. Ei ole midagi erilist siin selles osas. Meil on nüüd suvevaheaeg tulemas, kui me sügisel tagasi tuleme, mida me siis näeme, ennusta natukene? Jah, sügisel teeme siseviimistlustöid ja hakkame hoonet vähehaaval kokku tõmbama lõpufaasis.